Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this please. Masinad korralikult välja pöörati. Muidu tallas selle osa ära ja ta muutus nii pehmeks seal, et istuksite puud ümber, jah? puid istutada, aga me panime siia, ütleme, tee laiendusele ja kaevasime uued kraabid siia. Vennatamus seda tegelikult, nimetame vennatamuse jaoks. Värvilised on mul sellised näitused, kui saada juurde. Jah, väga puhtalt kallis. Ja vaadake, aga valaheisjad, kes saavad veidi valaheisjad. Täna sai näitus siin üles pandud ja ma veidikene võib-olla sellest näitusest räägin või kontseptsioonist, et mis nagu põhimõtte järgi sai seda näitust üles pandud. Ta on nüüd kahest osast koosnev, et need värvilised pildid on mul eelmisest näitusest ja mustvalged on juurde tehtud pildid selleks korraks. Ma tahtsin seda nii-öelda meie eestlaste osa selles suures sõjas näidata nagu mustvalgena. Ja ma alustan seda pilti mustvalge pildina. See mõttemaailm ja kõik see, mis me sinna missioonile läheme, mingil määral on nagu mustvalge. Ja seal olles tekib, ütleme, sellesse sündmusesse nagu värvi juurde. Ja see keskmine osa mõistetavalt on tehtud, aga ma püüdsin seda näidata siis nagu ristikujuna. Tõin nagu risti motiivi sisse ja lõpus on taas mustvalge, sest meie missioon on selles korras läbi saanud ja ometi me lõpetame jälle selle nii-öelda missiooni või seal maal oleku mustvalgena.
Näituse pealkiri Exodus tähendab läbiminemist ja missioon on mingis mõttes nagu läbiminemine. Me oleme sealt nagu läbi käinud ja samas Exodus tähendab ka nimesid. Ja need nimed, keda me mäletame, paljud on raiutud kivisse. Me oleme teinud omad kaotused sellest missioonist ja me mälestame. Samas palju on neid, kes meie keskel käivad ja võib-olla me ei märkagi neid, kes on läbi teinud selle sõjaannatused ja nad on kaotanud oma ihuliikmeid. Kuid ometi see sõda elab meis edasi. Mingis mõttes sõda võib hakata armastama või selles mõttes emotsioonide poolest on väga raske leida midagi samalaadset, mis võiks sõjaga võrreldav olla, kus sa näed seda sõjavalu ja kannatust, mida mul siia piltidesse ei ole pandud, sest see kõik vajab veel nii-öelda mõistmist ja läbielamist, enne kui kõike saab näidata. Kuid piltidesse on küll kätketud seda kohapealset inimlikku tausta, lapsed, haavatud kohalikud mehed, kas või siin mul silmade ette jääb mees, kelle 6 lasti Talibani poolt läbi ja laste armastust oma nii-öelda vanemate vastu on seal ääretult suur. Puhami sinna eest tuuakse vanemad ravile ja kus seda ravi ikka saab võõrvägede käest. Samas, kui vaadata mustvalget pilti siin ristimotiivis, alumine pilt vasakpoolne, see on ju mingis mõttes vennatapusõda. Mitte meie ei otsi neid nii väga läbi, vaid seda teevad kohalikud politseinikud, kohalikud sõjamehed. Me pigem hoidsime rahu ja selles mõttes ka seda saavutasime, sest kui me räägime Helmandi provintsis, siis kui esimest korda mina sinna läksin, siis Helmandi provintsis see on peaaegu sama suur kui pool Eestimaad, ei olnud ühtegi kooli. Aga kui ma 3. korda juba missioonile läksin, siis sellel ajal lapsed käisid juba koolis või julesid kooli minna, et mingisugune edusamm oli selle aja jooksul. Milliseks ta kujuneb tänasel päeval, kui koalitsiooni enam seal sellisel kujul ei ole ja riik peab ise hakkama saama. Kuid mingis mõttes on see panus, mida me oleme sinna pannud, on olemas. Milliseks nad tahavad oma riiki kujundada, eks elu näitab. Teistpidi on nad jälle loodusrahvas, rändrahvas, kes ei püsigi paigal, rännates ühes kohast teise ja Helmandi provints on selles mõttes ju huvitav, et tänu selle ameeriklaste kaevatud kanalitele, süsteemile, see kanalite süsteem, on sinna kõrbepiirkonda elu toodud ja põllulapid rajatud. No jah, me räägime küll, et 90% maailmas toodetud heroiinist toodetakse just Helmandi provintsis. Moonipõlde on seal ju palju ja ilusamat lille on raske leida kui moona. Ta on tõesti meeldiv, kaunis lill. Aga samas, ütleme, mooni mõju ei ole ainult, ütleme, nendele, sest suur osa või nende sõjameesteski politseinikest tarvitavad narkootikume ja iga kord, kui me nendega välja läksime, siis pidime alati arvestama, et kui sa oled
kui su kõrval on narkojoobes tegelased, siis sa kuna ei tea, kuidas sul väljaminek lõpeb. Võib tekkida konflikt või kui nad pidid olema valves kusagil oma aladel, siis see valves olek tähendaski narkootikumide tarvitamist, tantsu löömist ja laulmist. Aga see oli nende tavapärane elu. Võib-olla kõige haritumad olidki seal mullad. Paljudel piltidel on mullad, sest mul jälle vaatan siin ühele mullale, kes on pildil väikse lapsega. Ometi ta oli ääretult professionaalne suhtluses. Samas ta teadis väga täpselt, kes on eestlaseks. Ta hindas eestlasi. Samas ei armastanud ta britte ega ameeriklasi. Et selles mõttes kõik see, mida sa teed ja kuidas sa ennast välja näitad seal piirkonnas, sa lood ikkagi pinnase ja loota tingimused, et sinusse suhtutakse nagu positiivselt. Et see aeg, mis me seal olime, olid positiivsed ja kui me ühe baasi seal lõpuks maha jätsime, likvideerisime, see on nulli viisime, et praktiliselt ei olnud tuntav enam looduses, et seal kunagi baas on olnud, siis kuu aja möödudes kohalikud saatsid meile nagu sõnumi, et tulge meile tagasi, sest kui te ära läksite peale seda, enam ei ole meil rahu. Seal tekivad ju olukorrad, kus politseinik võtab põllumehelt nii-öelda makse, tulevad talibanlased, võtavad samamoodi makse. Ainsad, kes makse ei võtnud, olid siis nii-öelda koalitsiooniväed. Ja tänu sellele said nad vähemalt selles piirkonnas vähemalt elada. Palju liigub ka seal rändrahvaid, kes harjatavad oma lambakarju, aamelikarju. Nendel ei ole eriti head suhted, ütleme, afgaanidega, ometi nad üksteise kõrval eksisteerivad ja tihtipeale peame ka nendevahelisi probleeme seal lahendama, et tekivad tülid, aga kõik on lahendatavad. Et see on nüüd võib-olla siis sellest maast ja võib-olla mida aeg edasi, seda enam me puutume kokku ka siin Eestimaal afgaanlastega, kes on oma kodumaalt ära põgenenud ja mäletame võib-olla siin mõned kuud tagasi üks tõlkidest tahtis, keda ma isiklikult tundsin, tahtis Eestimaale elama tulla, aga ta ei saanud elamisluba, tal ei pakutud seda. Kuidas aeg edasi läheb ja kui palju neid afgaane siia tuleb, raske öelda, vähemalt need inimesed, kes on läinud seal missioonil, millises mõttes nende elustiili või eluslaadi tunnevad ja nad on võib-olla kompetentsed nende üle midagi arvama või hindama. Aga ühtepidi on nad inimestena väga nii-öelda hoolitsevad. Ma näiteks ütleme vanemate puhul, ma ei ole kunagi kohanud sellist välist armastust, mida näiteks oma laste vastu üles näitavad. See on piiritu armastus. Ja nad on nõus kõik selle nimel tegema, ütleme, et oma last aidata. Aga muidugi see, et elustiil, mis seal on ja see vaesus kohati on nii suur, et ei ole võimalik kuidagi aidata, aga ei saa öelda, et ütleme see vaene maa on. See maa on iseenesest ääretult rikas ja kes mooni kasvatavad, nende tuluallikad on nii suured, et nad ei saa eriti rääkida, ütleme, vaesusest, ka meie, ütleme, eestlaste mõistes, pigem nad on meie mõistes rikkad inimesed ja tuluallikas on väga suur. Rääkimata, ütleme, maavarade poolest see maa on nii rikkalik, et nad võiksid vabalt
ära elada ja tunda ennast hästi, aga lihtsalt see vajas seda nii-öelda arengut ja arusaama nende puhul. Aga selline on see väikene seletus, tutvuge, vaadake pilte ja võtte veinist osa, tunne rõõmu, ilus päev jälle täna. Aitäh tulemast! Et see meie elu on ju mustvalge. Me läksime siin, oli mustvalge ja lõpumetel vananema. See ei puuduta kuidagi rahva vedu, aga laste puhul on see, et selline, kui juba jalga panna, siis ta peab usuhoone, aga põhimõtteliselt jah, sellist edasi. See on muhekunst. Ma laulan oma ühe lemmiklaulu, mis on tehtud Jaan Tuksami poolt. Ja mille nimi on Mu meenunus mägede taha. Mu meenunus mägede taha, hea uus silmine vajus. Hellas kodukirikku kell pehmes levedas lumes sajus. Hellas kodukirikku kell pehmes levedas lumes sajus. Tuulte laul, milles sõnad on ühest kaunist ja ilusast keelest, seda lehtedes saab kuulata ning ööga ta haitub su meelest. Lehtedes kuulata ning ööga ta haitub su meelest. Tee viimaste hangede vahel aina ootab su kergeid jalgu veel metsik on alles jäänud möödunud aegade kuldne valgus. Metsik on alles jäänud möödunud aegade kuldne valgus. Istub kivile aianurgas, kus laps kord jumala palus. Kirsid pillavad õie lehti ja see on hääli valus. Lehti, kuid see nii hea valus. Tuleb minna selja taha ja mai ja kevadel pea järgneb suvi. Koju tagasi lendab unistus rõnnus väsinud valget huvi. Koju lendab unistus
mägedeta. hea uni